hommikust. No nii, pidu on oma hõie jätnud. Okei, ma olin täna täiega palju, ma täna siin palju koosolekuid, need olid väga intensiivsed. Täpselt sellised, et 3 inimest osalevad ja pead intensiivselt kaasa mõtlema. Mõlemad kestsid 1,5 tundi, rohkemgi. Nüüd ma jooksen jälle iluprotseduurile, kus ma varsti näitan, mis sealt saab. On väga elevil. Võtsin koju nüüd. Need huuled on nii ilusad. Need ei jää nii tumedad, need ei jää nii roosad. Ma tahtsin sellist hästi loomulikku pruunikat, nuudi. Siin on nagu plumping efekt. Mulle väga meeldib, et kogu see, et lihtsalt see huule äär, kus tegelikult on huul, aga see on läbipaistev või nahavärvi, siis nüüd see on lihtsalt pigmendiga täidetud. Tänane päev oli nii pikk, et ma heidan siia pikale teen ühe uinaku. Ma ei tea, kuidas see õnnestub siin päiksega, aga juba parem. Siin siis väikse jalutuskäigul sellist kreemi on vaja sinna peale panna. Augu tegemine korgiga siia on alati lemmikusa. Nad on küll punased. Kuju on lihtsalt mega ilus. Ma reaalselt tunnen, nagu ma oleks sellist mingi fillerit endale. Muidugi nad on paistes veidikene, aga nii palju sellist kuju tuli juurde. Lõikasin siis kana mega väikesteks tükkideks, vaatab, kuidas ma saan hakkama söömisega ilma, et see huulte peale läheks. Tere hommikust! Huulte update. In our documentation we say, okay. Siis ma ikka tunnen, ma jäin haigeks kuidagi nendel viimastel päevadel. Väga meeldivad need. Mul tuli meelde seda teed tehes nüüd, et ma ei tohi tegelikult kuumasid asju süüa ega juua. Soe, siis ma saan seda kõrraga juua, siis äkki ei ole nii hull. Tere hommikust! Tšauki! Ma arvan, et ma ei ole siiamaani nädalavahetust välja puhanud ja üldse kogu sellest pingelisest ajast. Nii et ma ei tea, mul on see nädal kuidagi nii puhatuju olnud. Me oleme väga palju maganud ka, või ma olen üritanud teinud uinakuid, aga seal ei maga väga kaua, ikkagi mingi 7 tundi. Ja ma ei tea, mul on kuidagi siuke pahatuju ja ma ei saa sellest välja ja ma ei tea, miks see on isegi. Natuke kassib küll, et ma saan 28, mis asja. Õnneks on töö juures praegu rahulik, sain minna varasema laeva peale ja ma isegi nüüd jalutan laevale, sellepärast et õues on ilus ilm. Ma vaatasin, et ilmateade näitab, et nüüd 2 nädalat sajab, nii et tuleb ära kasutada ikka seda. See roigas kui peal. Roigas. Ja siis kolin sul. Ameti. Kanged fotograafid kõik. Haldurid niimoodi. Jaad on märjad. Millest sa pead lahti saama, jah? Tere hommikust! Mul siis bluus natuke katki, ma õmblen seda. Siit juba sai, see hakkas siit otsast lagunema. Äär on kokku õmmeldud. Enda lepalind. Tule natuke ettepoole ka.
It's your call. Hooray! Thank you. Thank you. At least let her know today. She's gonna have to redirect. tere hommikust. Ja hula update. Protseduurist on möödas siis umbes 6 päeva ja need peaksid nüüd kuskil 4 nädala pärast või isegi rohkem paika loksuma, et see värv peaks kaduma ära 30–70%. Nii, jõudsin tagasi, lilled on kahjuks surnud. Need natukene elavad veel. Nii tore on kodus olla tagasi, kuigi ma pean homme tööle minema, nii et aga õnneks selles nädalas on 2 päeva tööd teha ja siis mul hakkab 3 nädalat puhkus. Just tulin puhkusel, ma loodan siis mitte liiga kettasse minna töö juures. Reisisin tagasi siis 3 raamatut pluss siis kokaraamat, mille emme mulle kinkis. Väga põnev, Kristjan laenas mulle siis Akutari esimest osa. Ma proovisin seda audiobookina kuulata, mulle absoluutselt ei meeldinud, aga ma kahtlustan, et asi oli sellest peale luges, nii et ma olen väga hea veel seda proovida uuesti. Kristjan jättis mulle siia kirjahoidjaga, nii väga super, põnev. Igatahes, kes on lugenud, let me know. Ja siis mul on tegelikult see veel pooleli ja täpselt poole peal, aga kuidagi mul see lugu ei kerinud enam, ma peaks sealt üle saama vist tegelikult on hea raamat ja huvitav, aga ma ei tea, midagi igav hakkas. Ja seda ma olen ka väga läbi lugeda, selle ma sain ka sünnipäevaks tüdrukutelt. Tundub siuke mõnus, paks, naitakas, väga-väga tore. Seda Evelyn Hugo 7 husbandit ma olen lugenud ja see pidi olema siis samad autoritelt siuke sarnaselt hea. Väga põnev. Thank you all. Nii, ma teen sellest video, et hoida ennast accountable ja ma ei lähe täna, ma ei võta endale Maci, kuigi ma tulin koju, siin oli mingi friikate lõhn, ma ei tea, kust see tuli, aga mul oli täiega tunne, et võib-olla peaks, aga ei, ma teen oma koduse toidu ja shout out Kellile, kes kutsus mind jalgat vaatama, nii et ongi hea, siis ma ei ole siin kodus niimoodi snäkilainel. Tuossa Saksa. Itch. Kohe Saksa saab kadava. Ei. No niin. Jõudsin koju ja mul on kõht nii täis. Muidugi ma ei lase seda toidukupongi raisku, ma pean võtma selle toidu. Isegi, et ma sõin kodus enne kõhu täis, et ma ei sööks seal mingit snäkke ja asju, nii et see oli täielik minu poolt. Aga samal ajal tegelikult topeltvõit on ka võib-olla kaotus.